tänases saates teeme juttu loomasõbralikest valikutest ja taimetoidust. Saate teises pooles tuleb meile külla kaunis Simona Tätte oma vahva väikse tütrega ja õpetab meile oma laste lemmikretsepti toortätrast. Praegu aga oleme väga progressiivse kooli juures. See on Tallinna 32. keskkool ja juba aasta otsa on siin olnud võimalik saada koolisööklas taimset toitu. Kuidas koolipere on selle vastu võtnud, seda lähme praegu uurima. Me oleme Tallinna 32. keskkooli sööklas, kus juba üle aasta serveeritakse õpilastele ka taimset toitu ja siin on taimetoidu entusiastid Pirte ja Katriin. Hei! Hei! Millised need taimsed toidud on siis olnud, mis te siin söönud olete? No siin saab hästi mitmekesiselt, siin on igasuguseid suppe, püreesuppe, seeneseljankasid, kotlette, mingeid lillkapsapadasid, et kõike, et hästi mitmekülgselt saab seda süüa. Mis te eile sõite? Eile sõime me seeneseljankat ja see on meie lemmiksupp. Jah, see on väga hea. See on tõesti väga hea supp. Ma saan aru, et süüa saavad nii need, kes on veganid, kui siis ka need, kes on vegetariaanid ja need, kes lihtsalt liha vähendavad, eks ju? Mõningatel kordadel on see, et kaste on kuidagi piimaga või millegagi tehtud, aga siis see on nagu valik juurde, et sa võid ka ilma võtta selle täitsa. Ja, et hästi tullakse vastu, et kui sa ütled neile, et küsid, et kas siin on muna või midagi, siis näiteks meie klassiajale tehakse eraldi neid kotlette ilma munata, et see on nagu kokatädid tulevad hästi vastu. Kui levinud siis on taimetoitlus üldse põhikooli ja keskkooli õpilaste seas? No mina ütleks, et iga aastaga aina enam tuleb juurde neid taimetoitlasi ja veganeid, et see väga levinud. Ja ma arvan, et see läheb edasi, see kasv. Ja minu jaoks oli siis, kui ma gümnaasiumisse tulin, või kui me koos tulime, et siis oli nagu selline suur üllatus, et siis hakkasid hästi kõike nagu selle taimetoitlusega ja kõigega tegelema. Et gümnaasiumi algusest peale on olnud hästi see selline teemas. Aastatega on nagu hästi tõusnud, hästi populaarseks läinud. Miks see taimetoit keskkoolist põhikoolist nii populaarseks on saanud? Ma mäletan, et kui te alustasite, siis oli siin umbes 40-50 inimest, kes sõid ja praegu selline hüppeline tõus. No põhjuseid on ju mitmeid tegelikult, et on neid, kes on tervise pärast ja ka neid, kes lihtsalt tahavad proovida, eksperimenteerida. Mina ise hakkasin ka niimoodi, et lihtsalt mõtlesin, et prooviks ja hakkas meeldima. Siis on, kes põhimõtete pärast ei söö, et see on hästi erinev, mingid allergiad ja nii edasi. Ja siis kindlasti ka see, mis veganitel on põhimõte, et loomi hoida. Et ma arvan, et ka see on väga suur põhimõte selle juures ja meie hakkasime üldse, me käisime suvel koos tööl ja siis me hakkasime lihtsalt sellest lihast kuidagi niimoodi koos eemalduma ja nüüd me olemegi siis mõlemad taimetoitlused tegelikult, jah. Kas vanematele pidi ka selgitama, miks te soovite koolisööklas taimetoitu süüa? Ei pidanud. Ma juba eelmisel aastal tegelikult sõin taimetoitu, sest et mulle lihtsalt maitsebki see rohkem. Et ei pidanud selgitama. Eks nad ikka küsisid, et miks ja kuidas see tuli ja siis sa seletad neile ära ja nad olid mõistvad ja kõik läks nagu kuidagi sujuvalt. Peale seda, kui ma olen liha söönud, siis mul on väga raske olla. Et sellepärast ka eelmine aasta ma ka juba hakkasin taimetoitu sööma, et lihtsalt palju kergem oli olla. Aga selline klassikaline hirm, et kui sa nüüd hakkad taimetoitluseks, siis sa kindlasti lapsi ei saa, ei kasva, sured maha, kõnged selliseks nõrgaks ja üldse võimuselt sa elada nagu ei saa. Et me teame, et need on müüdid, eks ju, aga ma mõtlen, et need on levinud siiski need müüdid. Et kas te pidite kuidagi selgitama, tõestama ennast vanemate või siis ka õpetajate ees? Ei, mina ei ole seda pidanud tegema, sest minu arust tänapäeval on nii nagu levinud kõik need teadmised, et see müüt ja mis ei ole müüt ja kõike saab internetist igalt poolt otsida ja ma arvan, et meil on neile nagu vastu panna neid fakte palju rohkem kui neil meile. Et mina ei pidanud midagi selgitama, jah. Ja minu ema on ka proovinud ise seda, nii et selles mõttes on teadlik sellest juba enne, et sellepärast ei pidanud üldse midagi nagu seletama. Kui näiteks rääkida loomasõbralikust tarbimisest, keskkonnast, vegantoidust, taimetoidust, et kas õpetajate seas on see nagu hästi vastu võetud teie meelest? Ma arvan küll, meil enda teatriõpetaja ka sööb rohkem minu meelest taimetoitu. Ma täpselt ei tea, kas ta täitsa on jäävaba, aga jah, minu meelest küll, et see on väga vastuvõetav. Vähemalt minul ei ole keegi midagi ette heitnud või halvasti öelnud või kuidagi imelikult vaadanud.
aktsepteerivad, jah. Vanasti räägiti bioloogiaõpikutes oli ka toidupüramiid, eks ju, kus on see piim ja liha ja muna raudselt sees ja kui sa neid ei tarbi, siis oli juures ka kõik, mis juhtub, et no see hirmu propageerimine oli hästi suur. Et kas tänapäeval on midagi muutunud selles osas? Ma arvan, et pigem ongi tekkinud mingeid vaidlusi nagu klassikaaslaste vahel niimoodi nagu tunnisiseselt võib-olla, aga õpetajatega vist ei ole, vähemalt mina ei ole kogenud midagi sellist. Leidsin Tallinna 32. keskkooli koridori pealt ühe õpetaja, tema nimi on Eva Kalbus ja kes on teinud ka selle valiku, et sööb siis iga päev taimetoitu. Hei Eva! Tere! Eva, kuidas see valik siis nüüd sul tuli? Sa ütlesid, et ennem sa isegi üldse ei söönud, aga siis kui taimetoit tuli, siis justkui valisid selle. Jaa, et minu jaoks oli nagu väga tore, et kooli tuli see võimalus taimetoitu süüa, et siis mina saan ka ühe sooja toidu päeval, mis on ette valmistatud. Ma kohe olin siis sööjate nimekirjas ja siiamaani söön. Ma küll iga päev ei söö, et see sõltub natuke, kuidas mul see graafik on, et kui mul on lühem päev, siis ma võib-olla ei jõuagi sinna. Aga igatahes minu jaoks on see suurepärane valik, et muidu ma oleksin pidanud rohkem toitu kaasa võtma lihtsalt. Nii et muidu sa siis eelistad ka väljaspool kooli taimetoitu? Ja, et ma liha ei söö. Hästi natuke vahel võtan kala, kui ei ole väga varianti, et kui lähed kuskile restorani ja ei ole üldse mingit toite, aga siis kala on, siis hea küll, ma võtan kala. Või siis, kui minu isa teeb ise, suitsutab ja võib-olla nüüd Lohusalust kalameestelt ostab kala või midagi sellist. Kui lihtne oli õpetajaskonnale tutvustada taimetoidu ideed? Kuidas sa ise tunned, et kas sul on siin veel mõttekaaslasi õpetajate seas? No võib-olla ma ei olegi nagu nii pidanud kuidagi tutvustama, ma arvan, et see ei ole eriti nagu minu prioriteet elus, et ma pean kõigile nagu taimetoitu tutvustama kaasõpetajatele. Aga meil vahel on juttu ikka olnud, et ja kindlasti tekib diskussioon alati taimetoidu põhjal, et kus me saame oma valgud kätte ja kõik liha peab sööma aga samas ma siis kuulan ja lasen kõigil arvata, mis nad arvavad, et niikuinii igaüks ikkagi leiab ise selle info, mis tema tahab. Kuivõrd sa oled kursis sellega, et kas taimetoit on kuidagi kaasatud ka praegusesse õppesüsteemi, et kas kuidagi tutvustatakse õpilastele ka taimetoidu põhialuseid koolis? Tegelikult nagu eraldi ma ei ole küll kursis, et nagu praegu oleks, see ei ole ka minugi, ma teatriõpetuses seda küll ei tee, on ju, ja seda peaks küsima võib-olla mingi teise aineõpetajalt, et kuidas temal on seal, aga ma arvan, et tänapäeval noored tegelikult on üsna teadlikud, et kes tahab, leiab infot ja uurib ise ja võib-olla vanemad samamoodi räägivad, et ma pigem arvan jah, et tegelikult keda see teema puudutab, see kuidagi hakkab ise otsima niikuinii. Kuidas loomasõbralikud valikud üldse siin kooliperes levinud on? Mulle tundub, et näiteks õpilaste seas on taimetoit väga populaarne. Et muidugi on väga palju ka lihasööjad, kes söövad tavatoitu. Millest on huvitav see, et mõned õpilased, kes ütlevad, nad on tegelikult tavaliselt lihasööjad, aga nad koolis hea meelega söövad taimetoitu, et kogu aeg ei pea liha sööma, on ju, saab iga toidukord seda saama või iga päev või et siis neile meeldibki, et võib-olla koolis saab aeg-ajalt seda head pehmet taimetoitu süüa. On mõned õpetajad ka, kes kardinaalselt on siis sellise suuna vastu ja arvavad, et see on vale? Jaa, ikka olen kuulnud, et ikka peab sööma liha ja minu arust on see okei, et ma ei ole selline tüüp inimene, et ma hakkaks seal rinde ees võitlema. Et ongi erinevaid arvamusi? Jaa, absoluutselt ja, et igaüks peab seda oma rida tegema, ma ei saa suruda peale kellelegi midagi oma mõttemaailma. Ma võin teinekord vestlusse astuda sellega seoses, aga et see tema arvamus on temale okei, et siis See on tore, et on loodud selline võimalus lihtsalt õpilastele, et kes tahavad, need saavad süüa. Ja siis tegelikult isegi mõnes perekonnas meil, ma tean, on ka see, et ei ole seal usuliselt põhjuselt taimetoit lubatud, et siis ma usun, et need lapsed saavad ka tänu sellele süüa või just, et ei ole liha lubatud, et siis nemad saavad taimetoitu siin koolis süüa. Mis need paremad toidud on sulle meelde jäänud? Minule meeldivad väga, midagi reedeti vist on need taimsed kotletid, need on alati väga head. Et mis iganes seal sees on, et ma tean, kokatädid oskavad seda väga hästi teha. Ja seeneseljanka näiteks, eile just sõin, et mõnusalt maitsestatud ja vürtsine natukene ja seened on väga head. Eva, ma mäletan oma kooliajast, et koolipuhvetites oli alati väga palju valikus karastusjooke, igasuguseid klassikalisi šokolaade, valgest jahust saiakesi, meeletu valik, et siin 13. keskoolis on väga moodne puhvet. Mis teil siin pakutakse? No mina näiteks armastan aeg-ajalt sealt võtta taimevrappi, et see on olemas ka kanaga ja see on ilma lihata, et see mulle väga maitseb ja minu arust teinekord ongi ta mul soolase toidu eest üldse. Siis on seal näiteks ka igasugused mingi peedimahlasid ja selliseid päris häid mahlasid, et ma vahel neid ka võtan. Muidugi seal on mingisugused rummikooke ja sellised ekleere on ka, aga mis on näiteks eriti hea, on seal on ökojäätist
et mis see on see, ma ei mäleta. Jäämari jäätiseid on. Need on ju veganjäätised siis. Et täiesti neid on ja aeg-ajalt ka siis lähen ja maiustan nendega seal. No mu lemmikud. Maapähkli kirsi oma mu lemmik. Mis su lemmik on? Ma ei tea, mingi tume oli mustikaga ma pakun oli midagi. Nii okei, jäätiseid. Ja no, et seal on natuke teistsugused jäätised ka, aga eks sa saad siis valida jälle, et mida sa siis eelistad. Ja seal on mingi puuvilju ja juurikaid ja et neid saab ka vaadata. Super, aitäh Eeva! Aitäh! Meil on nüüd toidu oleme kätte saanud, kuidas teile maitseb see baklažaani ragu? Väga hea. Väga maitseb tõesti. Ma olen teiega ühel nõul. Ma mõtlen praegu seda, et kui te omavahel räägite taimetoidust ja keegi mõtleb, et see on tõesti nii maitsev on ja et ma vaatan, et sa oled äkki taimetoitlane, et ma tahaks ka hakata, et mis need põhilised küsimused on või kas endiselt on nagu õpilaste seas küsimused, kus saab B12 või rauda või valku või? Väga enam ei ole. No ikka küsitakse, aga tavaliselt juba ollakse nii nagu teadlikud, et pigem küsitakse, et kuidas su kehale siis see mõjunud on ja et kas sul isusid ei teki, et pigem ongi selline isud asi, et nagu kas sa vahel ei ole, et tahaks kananagitsaid või midagi sellist. No aga Mac on siin samas juures, et oled sa mõelnud selle peale, et tahaks vahepeal kananagitsaid? Muidugi ei ole mitte kordagi, ma ise olen väga üllatunud, sest et ma olin täiesti kindel, et nii, nüüd ma tahan kana ja liha ja nüüd ma tahan hullud isud, aga siiamaani ma ei ole mitte kordagi tahtnud liha süüa enam. Kaua sa oled olnud? Ma ei ole tegelikult üldse kaua olnud, ma olen 4 kuud. 3-4 kuud. Väga vähe tegelikult. Tegelikult vähe, jah. Meil on klasside, kes on näiteks 2 aastat on nagu vegan täitsa. Et jah. Kas teil on selliseid inimesi ka, kes tulevad vegan peredest? See on täiega eksootika ju. Seda ei tunne, ei tea veel. Mina ei tea ka. Ma arvan, et need pered, kes nüüd on nagu sellised vegan pered, et neil on veel nagu väiksemad lapsed. Et need on alles tuleviku teema, ma arvan. Ja ma arvan, et äkki meie klassist tuleb mõni, kelle tulevikupere kunagi on vegan. See on väga võimalik. Kas seda loomasõbralikku elustiili kuidagi tuleb muud moodi ka välja teie siis kaasõpilaste seas, kui et ainult toit, et ütleme mingi nahktoodete, kosmeetika? Ja nahktooted ka ja kindlasti, mingi karusnahk ja siukest, mis mina näiteks üldse ei kanna. Aga seda ma polegi üldse nagu ma elu jooksul väga nagu kandnud. See ongi kogu aeg siuke teema olnud, et seda ei taha surnud looma enda peal kanda. Siin koolis te sööte taimetoitu lõunaks. Mida te sööte hommikul kodus? Mina proovin teha iga hommik endale putru, aga jah, vahest juhtub niimoodi, et ei jõua ja siis ma teen müslit endale lihtsalt. Ja sa kasutad siis taimset piima või? Ja kõige lemmikum on mul kaerapiim või siis mandlipiima joon ka. Mina söön ise tehtud müslit, nagu kodus mul ema ise teeb müslit koos siis maitsestamata jogurtiga, mis on vegan, mingi Alpro, mingi natural jogurt sellega koos. Vahel panen külmutatud marju ka sisse, kui on soovi. Mis teile üldse meeldib nagu süüa? Minu üks lemmikuid asju, mis ma ise kodus teen, on ma teen kiinoad, šampinjonide ja paprika ja juustuga. Et see näiteks mulle väga meeldib, mingid sellised kiinoa ja läätsed ja mingid sellised toidud. Mina teen ka endale igast erinevaid vokke ja panen toffut sinna veel siis sisse ja tegelikult mulle meeldivad kõik need siuksed sojapallid ja mingisugused siuksed asjad ka, et need on väga maitsvad. Ja kuna mul vanemad elavad Rootsis praegu, siis seal on hästi palju suurem valik, et siis iga kord, kui nad ikka sealt tulevad laevaga, siis nad toovad mulle ka mingisuguse koguse igasuguseid tooteid, siis ma saan nagu süüa neid. Väga äge. Eeskujulikud olete, et ise veel süüa ka teete. Muidugi. Aitäh. Täna teeme juttu mitmekülgselt andeka naisega. Ta on taimetoidu kokk, kunstnik ja modell. Tema nimi on Simona. Hei! Hei! Simona, ma vaatan, meil on sarnased särgid isegi. Läks hästi. Et see on, ma saan aru, siis ühe kohviku särk, eks ju? San Francisco. Gracias, madre. Taimetoidu kohvik? Jaa. Kas taimetoit on sinu elus olulisel kohal? On. Miks? Põhiline. Nii ta käib minu elus. Sa jäid mulle kunagi aastaid tagasi silma sellise ettevõtmisega nagu kõrge vibraköök. Tore, et see silma jäi, sest see kestis hästi lühikest aega. Mul oli suur entusiasm siis mõned aastad tagasi, kui Eestis ei olnud toortoitu üldse veel nii. Sellest me üldse ei vali rääkinud, aga võib-olla siis lihtsalt vegan toidust. Ma olin ise väga huvitatud ja oli suur huvi seda populariseerida. Ja siis ma sattusin kokkama mingitele üritustele nagu toitlustajaks, kus oli eelistus taimetoidu järgi. Ja mõtlesime siis sellise nime ka meie duole välja, kõrge vibraköök.
mis tähendab luues seda, mida ma loon seal köögis, me loome ka kõrget vibratsiooni. sa oled oma valikutes ka hästi vaimne, see on väga kihvt. Et kas sa tunned, kas taimne toit on mõjutanud sinu sugust enesetunnetust, kas sa tunned ennast kuidagi teistmoodi või kergemini, kui sa seda sööd või kust see valik sul tuli? See tuli väga ammu, nüüdseks juba üle 10 aasta tagasi teismelisena koolis ja kodus, kus põhiline söömine käis, ma hakkasin märkama, et mul ei maitse ega lähe enam lihatoidud hästi alla ja hakkasin neid kõrvale jätma. Juba olin ka kuskilt kuulnud sellisest arusaamast nagu taimetoitlus, see kõlas nii imelikult. Mis mõttes? Miks üldsegi midagi peab eraldama, et siis tollal oli kõik üks. Söök on söök, aga siis hakkas tasapisi kuidagi jagunema sellisteks teemadeks ja lahtriteks see toitumine tasapisi. Et hakkasin liha välja jätma, siis kuulsin, et ilma piimata saab veel huvitavamaid tulemusi. Ma arvasin, et kõrgem vibratsioon tuleneb puhtast toorainest ja puhas tähendab minu jaoks eelkõige siis puhas päritolu, näiteks, et ta on võimalikult puhtalt kasvatatud, siis et seal on vähem töötlust olnud juures, ehk siis ma üsna varakult tulin selle peale, et tuleks kõrvale jätta kõrgelt rafineeritud toiduained võimalusel vähemalt hea valik. Põhitoidu tegemiste juures. Aeg-ajalt tuleb ikka ette, on ju, mingisugust valget, aga valget väga peent kraami, aga pole hullu. No ikka juhtub ja tegelikult... Me tuleme toime sellega, ma arvan. Ma arvan, et see, mida sa valdavalt teed või enamuses, on see, mis määrab palju rohkem. Nii et kui vahepeal sööd valget suhkrut või valget saia, siis ega sa ei tapa. Jah, tasakaalust tuleb hoida kõike, seda mulle meeldib meeles pidada ja eks enesetunde järgi ka valib seda, et kui üks päev sai nüüd seda rafineeritud asja söödud, siis teine päev tahaks kohe kiudainerikast rohelist värsket peale süüa. See tunne tuleb seest, et mul pole isu jälle teist korda süüa sellist suhkrusaia. No sa tundud hästi teadlik oma valikutes. Kas loomasõbralik tarbimine või loomasõbralikud valikud on kuidagi sulle olulised? Ja, nad on olulisel kohal, et mul tegelikult on väga palju kaastunnet loomade suhtes, kuigi mul tuleb veel ette sellist piimatoodete tarbimist, siis aeg-ajalt ma mõtlen sügavamalt järele, kui mul meenub, mida see tähendab, mis selle hind on, kui see ei ole nüüd selline eetiliselt saadud kraam. Ma ei poolda tapmist, sellist otstarbetut tapmist, eks ju. Et ma arvan, et kui sul on vaja, siis loodusseadus on selline, et ühed söövad teisi, kui sul on vaja. Aga meie tegeleme hästi palju liigtarbimisega. Ja meil inimestena on õnneks ka valikuvabadus ja nii palju teisi valikuid. Kui on. Ja. No enamuses meil on. Kui mina sain oma esimese lapse, siis mul tekkis seos, võib-olla hakka naerma, aga mul tekkis seos lehmaga. Sest ma mõtlesin, et nüüd olen mina ka ema ja mina imetan oma beebit ja kui keegi tuleb, võtab minult beebi ära, siis ma nii muretseks ta pärast ja annaks mulle siis hormoone ja lüpsaks mind päevad otsa selleks, et piima saada. Siis minu jaoks oli nagu see hästi tugev argument, et mul tekkis nii tugev empaatia lihtsalt. Et kas sa oled ka sellist asjade peale mõelnud? Mõned inimesed lihtsalt, kes on sellel tähelepanu pööranud, on püüdnud ka minu tähelepanu, et mõelda piima andvate loomade peale kui emade peale, et vaadata seda asja selle nurga alt. Ja kui ma mõtlen, mis ma öelda tahan, siis mu point on, et kõigest tuleb leida endas, enda eluviisis, olgu siis tasakaal, mõistlikkus ja kaastunne. Milliseid väärtusi sa tahaksid anda oma elust edasi oma lastele? Eks nad ise põhiliselt võiksid avastada kogu oma toitumise maailma. Mina näitan arvatavasti lihtsalt oma poolt avastatud võimalused ette. Kas see loomasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus on ka midagi, mida sa tahaksid neile tutvustada? Jaa, ma kindlasti kasvatan neid niimoodi, et nad on teadlikud sellest, mis see tähendab, kust see tuleb ja et siis nad võiksid oma tunde järgi mingid järeldused teha. Sinuga me kohtusime tänu sellele, et sa valmistasid ühe väga ilusa vikerkaarelise pulmatordi mulle. See on tänu sinule tõesti.
mis sul endal lemmiktoit üldse on? Ühtset vastust sa küll mu käest praegu ei saa. Aga mulle väga meeldivad pähklitest tehtud asjad, nii soolased kui magusad asjad, et pesto on hea sellepärast, et seal on pähklid, mandli magustoidud või kui me teeme mingisuguseid toormagustoite või ka soolaseid, siis seal on India pähklid tihtipeale, eks ju. Et mul on hammast pähklite peale. Kui sa tahad kuulda, siis hästi lihtsad asjad on tatar, brokoli, baklažan, tomat, avokaado ja puuviljad ja marjad. Marjadeta ei kujuta elu ette. Toortoidust nii palju, kui me oleme koos söönud, sul tuleb väga põnevaid kooslusi. Ja üks kooslus, millest me rääkisime, on ka see, mida ma tahaksin väga proovida sinuga teha täna. Kas lähme teeme selle toidu äkki ära? Ja seda lillavärvilist asja. Lähme proovime, ma tahan juba väga seda proovida. Simona, sul on üks retsept, mida sa ütlesid, et me võiksime koos meisteldada. Ja, üks paljudest. Üks paljudest, sest et Simonal on hästi palju maitsvaid taimetoite ja ta on täielik võlur köögis. Kas see nüüd on selline retsept, mis sobib ka lastele või mis me teeme? Jah, sellist asja, mis sobib lastele väga hästi, siis kui me jätame ühe nüansi sealt välja, mida me lisame lõpus, aga muidu me teeme toortatrast toorputru, mis on maitselt natuke magus, aga väga toitev, smuutilaadne toode, võib öelda, aga nii tihke, et ütleme, et ikka tegu on pudruga, kuna me põhikoostisosaks on tatar. Kas see on midagi sellist, mis Viimenile võiks ka meeldida, sest ma näen, et ta juba valis endale välja selle toortatra üheks koostisosaks? Jaa, ta on mul sellist sarnast toite söönud, see meeldib talle üsna. Nii, aga mis meil nüüd siis selleks vaja teha on? Meil on vaja, et oleks tatar leotatud. Tatar on hea leotada tund aega ja pärast ära pesta, kurnata ja siis sest tunni ajaga ta tõmbab endasse nii palju vett, kui tal vaja on ja mitte rohkem, siis ta on nagu üles ärganud, pehmeks muutunud, elus ensüümid töötavad. Jah. Kui hoida liiga kaua, siis tatar läheb selliseks väga ligaseks ja hapuks, et üleöö ei ole alati väga soovitus. Ja siis ta hakkab juba hapnema, eks ju? Jaa. Tead, ma mäletan, et toortatra sees on üks selline aine, mis võimendab C-vitamiini toimimist kehas ja antioksidante hästi palju. Nii et ma arvan, et see on väga kasulik. Nii, meil on see leotatud, meil on see loputatud. Kuna Viivel on sinu käes, siis ma alustan siin vaikselt toimetamist. Ma olen sinu parem käsi seekord. Nii et paneme selle leotatud toortatru siia sisse ilusti. Teeme praegu kahele. Teeme kahele. Teeme kahele. Nii, mis ma veel siia sisse panen? No ma tahaks, et kuna on mustikate aeg, siis kasutame seda aega vastavalt, kasutame hästi palju mustikaid, kõik, mis meil siin on. Paneme sinna hulka. Kõik mustikad paneme ära. Ja ilmselt on hea, kui nad on siis metsmustikad. Meil on praegu imemaitsvad kultuurmustikad, mis sobivad ka väga hästi. Sest alati tegelikult ei ole saada neid metsamustikaid. Siis me tahame magustada seda tatlitega, mis on ka leos olnud. Muidu nad on natuke kõvad, eks ju. Et võib-olla 6 tükki. Ja tatlid on ka ülitervislikud, sisaldavad hästi palju mineraale ja vitamiine. Ja siis oleks eriti hea siia panna orgaanilist kookospiima, mis on siis ökoloogiline, puhas, siis hea, kui tal ei ole mingisuguseid lisaaineid juures. Milline kookospiim meil siin on? Meil on siin mahe kookospiim ja Viivian juba ka tunneb, et see hästi. Tahad näha? No, sobib, lisame. Kõik on olemas, aga selle võiks nüüd ära purustada ja siis vaatame, mis meil on vaja veel juurde lisada. Sest et ma tahaksin täna teha sellest siidise, lillat värvi ja lavendlilõhnalise rahustava toimega supertoidu hommikusöögi. Okei, aga ärme siis tegelikult ootame, võime selle lavendli kohe ära panna. Aita mind. Ma tahan nuusutada ka. Ainult üks tilk. Aga mis puutub eeterlikesse õlidesse, siis... Pane, väga uhke koostisosa on see, nii põnev. Sellega on ainult üks tähtis asi, et see peab olema kindlasti ökoloogiliselt puhtast toorainest valmistatud, muidu seda sisse süüa ei kõlba. Okei, no paneme ühe tilga siia sisse. Nii.
tundub või? Ma vaatasin, et need tükid ka läheksid ja need läksid. Natuke. Kas me lõikame banaane siia peale? Teeme jah siia midagi, pudistame peale natukene, mis meil on. Simona, maitseme su imelist putru. Okei. Nii, üks lusikas sulle, üks lusikas mulle. Ma võtan selle poolse siis. Sina tahaksid ka või? Vivian, tahad? Võta. Ma tunnen kookust kõige esimesena, siis ma tunnen pehmet toortatart ja lavendel on üliõrnalt. Väga hea. Nii maitsev. Hästi huvitav. Mulle nii meeldib, et sa tõid meile sellise retsepti, kus on nii harukordne, eriline koostisaine. No nad seostuvad, lavendel on selline lilla ja kui sa teed mustikatega toortatrast sellise kreemi, siis ta on ka sama värvi ja siis paratamatult mõte jookseb kokku, et need võiks kokku panna. Simona, aitäh, et sa tõid nii kihvti retsepti meile vaatajateni. See oli nii maitsev, ma kindlasti soovitan proovida ja kes pole varem proovinud lavendlit, siis täielik uus lemmik, ma tahan seda kindlasti proovida ja kindlasti oma lastele ka. Mulle tundub, et see võiks olla midagi sellist, mis neile väga maitseb. Ja lavendel on väga rahustav, et võib-olla seda saab oma hüveks kasutada kuidagi. Kas rahulik uni, rahulik päev. Aitäh, et kutsusid. Rõõm oli jagada. Tundub, et loomasõbralikud valikud on alati ka inimsõbralikud valikud ja sellise mõttega täna lõpetamegi. Kohtume uuesti 2 nädala pärast. Seniks elä hästi!